Tere tulemast Musta Kassitaru lugemisse Amburid. Siin on lugemine teile nädalaks 29. detsember kuni 4. jaanuar. Ma olen valmis võtnud teile siia 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No siin nädala alguses tuleks aeg maha võtta, sõpradega aega veeta, et ma arvan, et vana aasta õhtul tulekski lihtsalt jätta selja taha kõik see, mis on vanasse aastasse jääb, tähistada sõpradega seda. Ja siin uue aasta alguses kutsutakse teid peole. No ma näen siin sellist koos viibimist ja näen ka teekonda. Nii et sellepärast ma arvan nii, et teid kutsutakse peole kuhugi, et kindlasti minge, kas see siis on perekondlik pidu, on see kusagil aastavahetuse pidu. No igatahes tundub et seal on lõbus, seal on tore seltskond koos. Aga mis ma siin nagu ohumärkidena näen, et teil on hirm oma raha pärast. See viimane kaart on müntide 5. Müntide 5 tähendab minu jaoks vaesust. Ja siin peo ja müntide 5 vahel on selline varjude kaart. No võib-olla siis äkki te peaksite oma rahadega või raha kulutamisega seal peol pisut ettevaatlik olema, et järgmise palgapäevani ikka välja tuleks kenasti. Et tundub, et teil on hirm oma raha pärast, ärge siis seda kulutage. Vana aasta õhtul saatke lihtsalt aasta ära, võib-olla ka, et pange kirja. Need asjad, mida te tahate vana aasta sisse jätta, pange paberile kirja ja põletage paber ära. Ja siis ja kui keegi teid kutsub kusagile, siis võite julgelt minna, et seal on lõbus, te ei kahetse seda minemist. Aga ma olen teile võtnud ka ühe lisakaardi oma Inglitaro kaardipakist ja vaatame, mis siis teile selleks nädalaks tuli. Teile tuli Rafaeli 2. 2 südant, mis on pühendunud millegi imelise loomisele. Hingesugulased, ära anna alla nende suhtes, keda armastad. Ja oma lähedasi me peame kindlasti hoidma. Et ärge siis andke alla. Kui teile isegi tundub, et mõni teie vastu on eksinud, siis ärge andke alla. Vaid toetage ikka oma lähedasi. Aga ma olen sellel nädalal võtnud ka ühe teise lisakaardi. Ja see on karma kaardipakis. See on nagu karma tervendamise kaardipakk. See kaart peaks näitama seda, kus kohast teil see king sellel nädalal kõige rohkem pigistab. Et vaatame, mis kaart teile tuli. Austa oma kasvu. Kasv on sinu teekond. Austa seda, kus sa praegu oled ja tähista oma kasvamist. Ja ongi kasvamine. Et tähendab, me saame ikka olla selles hetkes, kus me oleme. Et me ei saa muuta oma minevikku ja me tegelikult väga ei tea ka oma tulevikku, et me ei tea, mis toob meile järgmine hetk. Me saame elada selles hetkes, kus me praegu oleme, et austame siis seda, et meile on elu antud ja kasvame siis paremateks inimesteks uuel aastal. Ma soovin teile ilusat aasta lõppu ja kaunist uue aasta algust. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.